Tere, mina olen koomik Ain Vaida. Mina olen Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ja te kuulate Linnajutte. Ja siin räägime maast, ilmast ja loomulikult Tallinnast. Eeskätt Tallinnast. Head kuulumist. Ja täna arutasime, millest võiks rääkida ja loomulikult pea kõigil tallinlastel on südamelähedane igapäevane teema ühistransport. Mina sõidan enamasti peaaegu et iga päev ühistranspordiga. Jevgeni, palju sina satud oma tihedas graafikus ja autojuhiga töökohal ühistransporti? Päris tihti, et ma käin ka päris palju jala ja ilusa ilmaga kasutan ka jalgratast, aga ühistransport kuulub mu ka igapäevaste liikumusharjumuste juurde. Ma eeldan, et su tööga ei saa päris niimoodi, et Lasnamäel avad ühte asja ja siis lähed kuskile mingit kõne pidama teise kohta, et siis vist bussiga ei lähe. Tavapäraselt mitte, aga see ka natukene sõltub sellest kohast, et kui on vaja näiteks jõuda tipptunnil Kadriorgu, siis Vabaduse väljakult on tramm kõige kiirem viis sinna jõuda, nii et selles mõttes, et ka seda siiski tuleb ette, aga tõepoolest, et kui erinevates linna otsades on kohtumised või üritused, et siis tuleb ka autot aeg-ajalt kasutada. Aga ütleme, minu autojuht on üsna nukker, et ma talle väga palju tööd ei anna. Vähe tööülesandeid. Ja ei, ma tean seda ise ka, et kui ma väga harva oma elus pean minema kas kuskil kell 9 hommikul või kell 5 õhtul kuskile, siis ma tavaliselt vaatan ikka Mapsist nagu väga kriitilise pilguga, et mis mu kõige kiiremini kohale viib ja see on alatihti tramm. Kui on, ja minu käigud on enamasti kesklinna ringis, et siis kuskilt ükskõik kust otsast kesklinna, kui on trammirööbas kõrval, siis see vist ongi kõige kiirem. Jah, ma arvan küll, täna tegin sellise vea, et mul oli raadio otse-eeter, oli raadiomajas, siis ma hakkasin sinna hiljaks jääma ja siis autoga sõitsime sinna ja siis ma peaaegu jäingi hiljaks. Ja siis mõtlesin, et meil on linnavalitsus on ka selline linnatöötajatel on olemas linnaratas, mida saab siis laenutada, võtta sealt kasutada töösõitudeks ja tegelikult ma oleks jõudnud sellega kiiremini mööda Gonsiori tänavat otse raadiomajja, et ma arvan, et kesklinna piirkonnas kindlasti on nii ühistransport kui jalgratas ikkagi arvestatav alternatiiv autole. No, aga seal on nagu see teine error on ju see, et täna ma oleksin siia tulnud trammiga umbes 40 minti ja autoga süke 15 on ju. Mis on arusaadav, see lihtsalt marsruut on selline. Aga hästi tihti juhtub seda, et kohe kui sa pead bussi vahetama, siis sul see ühistranspordiga liikumise aeg läheb kahekordseks, kui mitte enamaks sellest, mis ta oleks autoga. Kuidas seda paremaks saaks? No siin on mitu asja, et üks asi kindlasti on see, et see sõltub, mis sõitudest me räägime ja millistest liinidest. Üks asi, mida me kontseptuaalselt tahame arendada, on selline viimase miili lahendus. Et näiteks Nõmme siis raudteepeatustesse tekitada siis korralikud rattamajad, et inimesed kuskilt sealt Nõmme asumite keskelt saaksid jalgrattaga sõita rongipeatusse ja sealt juba siis kiiresti, eks ju, linna, kui nad peaksid hakkama nüüd sealt oma asumist sõitma bussiga Hiiu jaama, et sealt siis istuda rongi peale, siis see muutub väga, väga keerukaks, et selge, et päris igasse punkti kiire mugav ühistransport ei vii ja selle tõttu tuleb ka neid viimase miili lahendusi otsida ka muudest liikumisviisidest. Ja kohati kindlasti on täiesti adekvaatne selleks kasutada ka sõiduautot, näiteks siis lühirendi teenust, et seda viimast miili sõita. Aga kindlasti kesklinnast autosid sellisel viisil on võimalik maha saada. Teine on selliste korralike ümberistumissõlmede rajamine, mille ümber siis on ka liinivõrk õigesti üles ehitatud, et need kohad, kuhu siis erinevatest kohtadest tulevad erinevad siis ühistranspordi liigid tulevad kokku ja kus on võimalik mugavalt kohe istuda teise kohta. Ma arvan, üks potentsiaalikamaid, mida me hetkel rajame, on siis Kristiine ümberistumissõlm. See on üks õudne ristmik, ükskõik missugusel viisil liikudes, aga eeskätt, eks ju, jala ja ühistranspordiga, ehk siis kui sa tuled Mustamäelt, jõuad Kristiine keskuse ette ja sul on edasi vaja minna näiteks Merimetsa haiglasse või Lääne-Tallinna Keskhaiglasse, ehk siis Õismäe suunda. Kõnnid 5 minutit kõigepealt ümber ristmiku. Täpselt, et jõuda sinna teise peatusse, see on ääretult ebamugav ja see loomulikult pikendab seda
seda teed. See, mis me sinna 2029. aastaks rajame, on see, et kõik peatused, ühistranspordipeatused tulevad ühte kohta Kristiine keskus ette tee keskele. Niimoodi, et kui sa tuled Mustamäelt, siis sa pead ületama põhimõtteliselt ühe tee ja sa saad kõikide suundade busside peale ja trollide peale istuda ja tulevikus ehitame sinna ka trammitee, nii et ja ka rong on seal olemas. Nii et seda tüüpi ümberistumissõlmesid me oleme neid kaardistanud, et kust neid veel oleks vaja. Näiteks Haaberstis on soopeatus üks selliseid, Pirita keskuses siis nii-öelda Pirita peatus on teine. On päris palju ümberistumissoovi siis Russalka juures, seal kus on reiditee, kus siis tulevad siis Pirita Lasnamäe suunalised bussid tulevad kokku, nii et selliseid mugavaid ühendusi kindlasti ümberistumisi sõlmi rajada, et see kindlasti ühendab siis seda liikumiskiirust ka suurendab. Aga selge on ka see, et eks graafikuid tuleb ka, see on üks igivana probleem, et tükk aega bussi ei tule ja siis tuleb 3 tükki järjest, et eks seda tööd tuleb ka edasi teha. See Kristiine ristmikust eksisteerib üks legendaarne video sellest, kuidas abilinnapea Kristjan Järvan seisab seal ja ületab teed, mis iganes 3 minutit seda aega võttis, ma ei mäleta täpselt, mis see aeg oli, ja siis ütleb, et aga päris mõnus on ju. Et kas, ja tema vastutab ka ühistranspordi eest. Et kui palju, et sina ütled, et sa sõidad ühistranspordiga, kui palju teil linnavalitsuses üldse seda isiklikku kogemust igapäevast nagu on, sest kõrvalt jääb vahel mulje, et poliitik ikka istub autosse ja ajab kõiki oma asju isikliku sõiduvahendiga. No ütleks praegune linnavalitsuse koosseis, ma julgeks vist arvata, et enamik inimesi siiski kasutab ühistransporti, et aga see selles mõttes tähelepanu juhtimine on õige, et kui sa niimoodi oma peas mõtiskled ühistranspordi korralduse üle autoaknast, et siis tõenäoliselt need lahendused, mida sa välja pakud, õiged ei saa olla, sest sa ei saa aru ka, mis on tegelik probleem. Ja täpselt samamoodi ka tee ületusega, et kui sa ei ole proovinud seal lastevankriga või jalgrattaga sellel kitsal, eks ju, saarekesel kuidagi ära mahtuda niimoodi, et sind eest või tagant maha ei sõidetaks, et siis võib tunduda, et mis seal siis viga, päikselise ilmaga seista ja ringi vaadata. Aga tegelikult see on loomulikult adekvaatne ei ole. Aga ega kõik asjad ju linnas eriti on ju kulminatsioon kõikidest eelmistest asjadest. Ja kunagi üldse elus. Üleüldse tegelikult on ju nii see käib. Et kunagi räägiti vähemalt mingit sihukest linnalegendi, et bussiliinide see võrgustik on umbes aastast, mina ei tea, kas 78 või 85, et kas siis ja minu meelest iga bussiliini vähemalt muutus takerdub sellisesse nimbisse, on ju, et meie juurest kindlasti ei tohi ära võtta või sinna ei tohi kindlasti juurde panna, on ju. Et kas see on nagu üldse nagu reaalselt reformitav asi või kuidas sa selle plaastri ära tõmbad siis või ütled, et nüüd on nii või? No muidugi on reformitav asi ja seda me oleme ka teinud eelmise aasta oktoobrist ka väga selline ulatuslik liinivõrgu muudatus jõustus, mis puudutas mitut linnaosa ja järgnevad etapid on juba planeeritud. Ja eks kahtlematult, et need liinid, mis on sõitnud 30 aastat ühte marsruuti, et kui sa neid hakkad muutma, siis sellel muudatusel on alati võitjaid, et osade inimeste jaoks läheb asi paremaks. Aga teiste jaoks harjumuspärased liinid muutuvad ja see tekitab teatud pahameelt, et mõnikord õigustatud pahameelt, mõnikord lihtsalt sellepärast, et olime harjunud teistmoodi, et miks nüüd nii toimub. Siin on võti, ma arvan, 2 küsimuses. Esimene on andmed, et me peame olema suutelised tõestama, et see, mida me teeme, on mõistlik, et inimesed päriselt liiguvad teistmoodi. Ehk siis nad peavad olema sisulised õiged, need liinimuudatused ja teine on inimestega rääkimine selleks, et need muudatused, mida me teeme, et nad oleksid inimestele arusaadavad, et mõnikord ka asi, mis on sisult õige, kui sa seda läbi ei räägi, siis tulemus võib olla märkimisväärne arvestatav konflikt. Varasematest siin Keskerakonna ajal tehtud liinimuudatustest näiteks liin number 8, mis seal Mähe elanikud väga kurjaks ajas, et see ei vaibundki enne, kui me nüüd selle aasta 1. septembrist panime täiendava liini 8A, mis siiski viib ka Mähelt otse kesklinna.
et üks asi on see, et mida näitavad andmed, teine asi on, mis on siis kasutaja mugavus nendele põhikasutajatele, näiteks koolilastele. Nii et saab muuta, aga see kindlasti ei ole kuidagi kerge ja alati aitab see, kui asjad on sisuliselt läbi mõeldud. Tuleb nentida, et ka mõned asjad on sellised nii ja naa, et isegi kui andmed näitavad, et siis tegelikult kasutaja mugavuse tagasiside võib olla selline kriitiline ja sellest tulenevalt tuleb tunnistada, et võib-olla mõne asja oleks võinud jätta ka tegemata. Kas sa ütled välja ka, mis sa mõtled või ei julge? Ma olen, siin on liin number 40 on tõusetunud teemaks ja lihtsalt kuna mina liini number 40 kasutan päris tihti. Mina ka. Mu lapsed käivad bussiga number 40 koolis iga päev, et ma tean päris väga täpselt, mis seis selle liiniga on. Ja selle liini puhul oli Transpordiameti ettepanek oli siis pikendada seda Lasnamäele, milles oli oma iva, aga mina olin skeptiline sellepärast, et kui liin on hästi pikk, siis eriti tipptundide ajal ta võib muutuda natuke prognoosimatuks, et ta jookseb kuskil kokku, eks ju, ja siis lähevad graafikud paigast ära. Et näiteks kui nüüd uue õppeaasta alguses on selgunud, et tõesti seal Pelgulinna riigigümnaasiumis on kõik 1000 õpilast lõpetavad samal hetkel koolipäeva ja siis tahavad samast peatusest saada bussi, et siis on bussid üle rahvastatud. Et kui bussiliin oleks lühem, siis oleks palju lihtsam sinna täiendavaid busse juurde lisada just konkreetseteks ajahetkedeks, et ta käibki, eks ju, sealt Pelgurannast kuni kesklinnani ja siis tagasi. Aga kui me räägime pikast liinist, mis läheb Priislani välja, et siis loomulikult eeldab see palju suuremat ressurssi, et seda liini tihendada. Nii et ma selles osas jäin tollal eriarvamusele, aga usaldasin eksperte ja selles mõttes, et seda tüüpi, nagu ikka, et ega siis otsuseid teevad lõpuks inimesed ja ka inimesed kasutavad ühistransporti. Et me oleme küll seda liini tihendanud, oleme sinna pikad bussid pannud ja nii edasi ja kohe, kui nüüd peagi tulevad uued bussid, mis on juba tellitud meile, et siis me saame seda liini veel tihendada. Mina sõitsin iga päev 40-ga kuskil ma arvan mingi 10–15 aastat tagasi ja juba siis ma teadsin, et kui ma jään 3 minutit hiljaks, siis tegelikult ma olen õigel ajal kohal, et juba seda õiget kellaaega ei tasu nagu graafikust vaadata, et paar korda juhtus, et buss sõidab nina eest ära ja see oli õige aeg. Aga see täpsus on palju paremaks läinud üldiselt Tallinna ühistranspordis, et sellega küll tehakse veel tööd jätkuvasti, aga üldiselt graafikus püsimine on Tallinna ühistranspordil väga hea. Ja muus osas, mis puudutab siis sellist Pelguranna asumi teenindamist kuni kesklinnani, siis viimastel aastatel tegelikult on sinna lisandunud buss number 35, mis siis katab ära mööda Sõle tänavat kesklinna ja ka buss number 66, mis siis viib läbi Balti jaama ka Lasnamäele. Nii et iseenesest selles piirkonnas, Põhja-Tallinna piirkonnas on ühistranspordiühendus päris hea, mis peegeldub ka põhja-tallinlaste väga aktiivses ühistranspordi kasutuses. Et mida paremaks ta läheb, seda rohkem sul tekib seda errorit, et bussi ei ole graafikus, sest kõik pressivad peale ennast sinna. Ka ootused on kindlasti kõrgemad, kui sul on rohkem ühistranspordi kasutajaid, siis loomulikult on ka ootused kõrgemad, et kui mina mäletan, kui ma lapsena koolis käisin, ma veel olen vanade Ikaruse bussidega sõitnud liinil number 5. Et siis oli ikkagi tipptunnil niimoodi, et ei mahtunud sisse ja see oli tavapärane. Siis täna ikkagi üldjuhul me eeldame, et me saame bussis istuma, mis on ka mõistlik eeldus ja siis kui tipptundidel tõepoolest seda ei ole võimalik teha ja mõnikord on buss nii täis, et me tunneme ennast ebamugavalt, siis see näitab ka seda, et meie standard ühistranspordi nõudlikkus ühistranspordi kvaliteedi suhtes on kasvanud ja see on väga õige, sest selleks, seda näitab ka maailma praktika, et selleks, et ühistranspordi kasutaksid ka need inimesed, kellel on auto näol alternatiiv, mida me ju tahame. Buss peab olema kiire ja ta peab olema mugav, et 2 asja peavad olema korraga, et kui sul autoga võtab marsruut aega 10-15 minutit, aga bussiga 40 minutit, siis loomulikult inimesed, kel on auto, nad ei vali ühistranspordi kasuks. Ja teine on see, kui ta siis on ju, kui buss ise on kole räpane või seal ei ole ruumi, eks ju, et siis sellisel juhul ka neid otsuseid ei tehta, nii et need on et kuidas suurendada ühistranspordi kasutust, siis siin on 2 väga lihtsat printsiipi, et üks on kiirus ja teine on mugavus, sellepärast me investeerime uutesse bussidesse, trammidesse, trollidesse, selleks, et tõesti see kasutaja mugavus oleks väga hea. Ja Tallinn on nüüd uute otsustega, mis me oleme teinud nii trammide, trollide kui busside ostmiseks, me
peaksime lähiaastatel jõudma seisu, kus Tallinna ühistranspordi veerem on Euroopa kõige uuem. Et see on tegelikult väga kõva sõna ja kui me oleme, Tallinna linnatransport küsib siis ka nagu kasutaja kogemust, et kuidas inimestele meeldib, siis inimesed on väga rahul ühissõidukitega. Ja see, kus meil on veel vaja päris palju tööd teha, on see, et me saaksime nad kiiremaks, et selleks, sest mõni liin on ikkagi liiga aeglane. Et kõikidel koomikutel on, ma arvan, nagu 10 minutit materjali ühistranspordist. Selles mõttes, et ma arvan, et inimesed, kes valivad mugavuse pärast auto, jäävad nagu mingist väga lõbusast eluosast ilma. Ja ma ei mõtle seda isegi nagu irooniliselt või sellest, et tead, et bussis inimesed on purjus või tüütud. Ma mõtlen nagu päriselt. Et minu meelest see on nagu tore osa ühiskonnast, ühisest elust, ühisest linnast on see, et sa oled kellegagi koos trammis, on natukene ebamugav, juhtub mingeid naljakaid asju. Et see nagu, minu arust see nagu annab palju juurde igapäevaselt. Saab koju minna toreda loo rääkida, tead, mis juhtus. Saab toreda loo rääkida, aga kui tõsisemaks minna selle asja pealt, siis just see loobki seda ühistunnet. Just. Et sa tead ja tunned, milliste inimestega sa koos elad, mingisugused kartused, mis sul võivad olla, need saavad maandatud selle kaudu, et sa puutud teiste inimestega kokku. Ma mäletan, kui ma käisin Ameerika Ühendriikides hiljuti reisil, et siis vaatasin, alati nagu mõelnud sellele, et kuidas Ameerikas on poliitika on niivõrd polariseerunud linna ja maa vahel. Ja see on selline 100%. Eks neid tendentse me näeme meil ka natukene, aga seal eriti, et linna inimesed on ikkagi ülekaalukalt demokraatide valijad ja siis väljaspool linnasid on ülekaalukalt vabariiklaste valijad. Ja siis ma tabasin ennast Atlanta kesklinnas selliselt mõttelt, et kui sul ei ole seda ühist ruumi, kus inimesed saavad kokku, see sama inimene, kes tuleb sealt väljaspoolt linna ja linnainimene, et omavahel ei kohtu, sellepärast et nad sõidavad oma džiipidega kaubanduskeskuse parklasse, nad teevad seal kaubanduskeskuses oma asjad ära, siis istuvad autosse, sõidavad järgmisesse kohta, et sul ei ole tänavatel jalakäijaid, sest see ruum seda ei toeta. Ja kui ma vaatasin siis busside graafikut, esiteks oli ta kaunis hõre, sellepärast et kui sõitjaid ei ole väga tihedat graafikut mõtet teha ja bussid, mis siis mööda sõitsid, olid valdavalt tühjad. Ja seal selgelt oli ka visuaalselt näha, et need inimesed, kes sõidavad bussiga, et nad kindlasti keskklassini küündinud ei ole oma sissetuleku tasemelt. Viisakalt öeldes, mis tähendab seda, et tänu sellele sul seda ühtset kogukonna tunnet ei saagi tekkida, kui sul ei ole ühtset kogukondlikku ruumi. Ja ühissõiduk kahtlemata on üks nendest, aga ka laiemalt pargid, erinevad linnaväljakud, need kohad, kus jalakäijate ruumid, kus inimesed näost näkku, silmast silma kohtuvad. Selles mõttes on London on minu meelest hästi kihvt, et metroos on äärmiselt kallite ülikondadega, pankurid käivad ka metrooga, on ju loogiliselt ka sellepärast, et kogu ülejäänud tänav vähemalt 5 aastat tagasi oli üks suur ummik. Praeguseks on Londonis tehtud päris karmid tsoonid, mis autoga kus võib sõita. Pariisis minu meelest on üldse ära keelatud mis iganes vanuses diiselautod ja vist praegu sellest aastast alates nad ei lase vist mingid umbes 20-aastaseid bensiiniga autosid ka ei lase linna. Et kas Tallinn on sellise mõtte jaoks, esiteks, kas Tallinn on piisavalt suur üldse sellise mõtte jaoks, kas on vaja? Teiseks, kas Tallinn oleks valmis siukse mõtte jaoks või see on lihtsalt minu mingi uitunistus, et ummiku saab ära niimoodi, et ei lase autosid ligi lihtsalt. Olles ka Londonis elanud, siis peab ütlema, et ühistranspordi arendamises on neil siiski ka arenguruumi. Eeskätt siis see ühistransport, mis maa peal liigub, on ikkagi erakordselt aeglane, et bussi peale istudes ei tea sa kunagi, kas sa jõuad kohale 15 või 30 minutiga. Aga jah, tõsi ta on, et enamik Londoni elanikke kasutab igapäevaselt, autot ei kasuta ja selle praktiline põhjus on see, et autoga praktiliselt ei saa kuskile normaalse aja jooksul, ehk siis eelis ühistranspordil või jalgrattaga liikumisel on juba täna ilmselge. Mis puudutab low emission tsoone või selliseid kohti, kus siis heitmeid peaks vähendama, siis ma arvan, et Tallinnas
selle järele vajadust ei ole, tulenevalt sellest, et meil tegelikult õhusaastega Tallinnas pole probleeme ja see tuleneb meie geograafiast, et me oleme siis merele avatud, mis tähendab seda, et meil ei teki sellist kinnist kompaktset südalinna, mis siis seda saastet kinni hoiaks ja võrreldes teiste linnadega, kus nad põhiliselt on seda teinud siis sellepärast, et neil õhusaaste tasemed ei vasta piirnormidele. Nii et Tallinna puhul ma ütleks, et me peaksime tervikuna liikuma mitte selles suunas, et eelistama ühtesid autojuhte teistele, vaid pigem looma sellist keskkonda, mis vähendavad autoga sundliikumist, et inimesed ei peaks autoga sõitma, vaid nad saaksid valida teisi alternatiive. Ja see tähendab muuhulgas ka seda, et mina ei arva, et näiteks Tallinna linn peaks elektriautodele mingit eraldi soodustusi tegema. Et jah, et elektriauto on keskkonnasõbralikum kui sisepõlemismootoriga auto, aga linnaruumi mõttes on ta ikkagi võtab selle sama ruumi ära, tekitab neid samu ummikuid ja nii-öelda pikas vaates ei ole probleemi lahendus, et ostame sisepõlemismootorite asemel elektriautod ja siis on probleem lahendatud, eks ju, nad ummistavad linna täpselt samamoodi. Ja selles kontekstis on kaks asja, miks ma ühistranspordist räägin, et ükski suur linn ei saa sellist inimsõbralikku, jalakäija sõbralikku ruumi luua ilma korraliku ühistranspordita, sellepärast et kui väikses linnas on võimalik piirduda jalakäija või jalgrattalahendusega, siis selge, et Tallinna vahemaad on suured ja meil peab olema korralik toimiv ühistranspordisüsteem, et me saaksime seejärel siis teid rekonstrueerides anda rohkem ruumi jalakäijatele, saaksime anda rohkem ruumi rohelusele ja nii edasi, sest inimestel on võimalik liikumiseks kasutada teisi alternatiive. Ja teine, mis on ääretult oluline, tundub nagu kauge selle teemaga kontekstis, aga on otseselt seotud on tegelikult planeerimine. Et kui ja kõik algab linnas planeerimisest, et kui sa planeerid siis linna nagu Minski, siis loomulikult sa saad väga palju autoliiklust ja teised liiklejad seda enam endale mugavat ruumi ei leia. Ja teine on see, et kui sa ehitad asumi, aga sinna ei raja kooli ja lasteaia kohti, nagu me oleme juba siin varasemalt rääkinud, eks ju, et siis lapsevanemale, kellel ei ole linn vajalikke teenuseid taganud, eks ju, et öelda, et näed, mine nüüd sõida bussiga, eks ju, see ausalt on juba peaaegu ebamoraalne, et kuna see olukord, mis on tekkinud linna süül, et ei ole sinna piisaval hulgal kooli lasteaia kohti loodud ja nagu iga lapsevanem teab, et see laste logistika on väga stressirohke ja raske töö ja selles kontekstis loomulikult väga tihti ühistransport ei ole praktiline lahendus, nii et parem planeerimine ühelt poolt ja kiirem ühistransport on need, mis võimaldavad ka kõiki neid teisi eesmärke saavutada, vähem autosid, rohkem rohelust, paremad kõnniteed, rohkem rattateid ja nii edasi, et nad hakkavad tegelikult nendest kahest printsiibist pihta. Ühistranspordist rääkides mul on siuke ma arvan, et ma usun, et seda küsitakse ju teilt kõigilt. Et vaata, Pärnu kohta öeldakse, et Pärnu tegi siukse varjatud turismimaksu sellega, et hästi kõrge parkimistasu on ju. Väga kaval, ranna ääres maksad on ju parkimise eest. Ja mul on tunne, et Tallinn on teinud sellise varjatud maksu kõikidele ATH inimestele, kes kogu aeg unustavad oma selle kaardi maha, mis ei ole enam roheline. Nüüd maksab 1 euro rohkem ja siis korra nädalas ostavad endale uue kaardi on ju. Kui kaua me seda valideerimist teeme ja miks ma ei saa seda telefonis teha nagu igal pool mujal maailmas? Telefonis ei saa seda teha sellepärast, et seda teenust arendab eraettevõtte nimega Ridango ja selles arengus nad veel sinna pole jõudnud, aga nad tegelevad sellega juba pikemat aega ja ühel päeval see juhtub. Ka minu jaoks on see arusaamatu, miks see niimoodi on, ausalt öelda. Ei ole isegi seda rohelist kaarti enam praktiliselt vaja, näiteks kui seal samas Londoni ühistranspordis sa saad kasutada tavalist pangakaarti, sisened sama pangakaardiga, lähed nii sisse kui välja, ta teab täpselt, kust sa kuhu sõitsid ja kui palju sa selle eest maksma pead. Ja Apple Pay'd samamoodi. Jah, täpselt. Et selles mõttes on see pisut nagu 90-ndad, okei, selle sajandi 1. kümnend. Ja on alati räägitud sellest, et kuidas neid andmeid on meeletult vaja, et kõik valideerivad, et siis linn teaks, et kes kuhu sõidab. See ei ole minu meelest loogiline, sest nii paljud inimesed, kes sõidavad bussiga, ei ole sihtrühmas, kes peab valideerima. On pensionärid vist ei pea, on ju? Peavad ikka. Okay. Aga lapsevanemad ei pea.
peavad ikka, aga ei tee. Ei pea. Kuni mingi 4-aastase või 2-aastase lapsega sa ei pea. No okei, aga noh, laias laastus väga, noh, minu lapsed peaksid valideerima bussis, aga kui ma laste käest küsin aeg-ajalt, siis praegu unustasin õpilaspileti maha ja nii edasi. Ja tuleb tunnistada ka seda, et ega neid andmeid, mida nii meeletult oli vaja, ei kasutata päriselt, et võrku planeerida. Ja selle asemel aina rohkem on meil kõikidel uutel ühissõidukitel on tegelikult sisenemisandurid peal. Tähendab seda, et ta loeb igast peatust, et sisenemised ja väljumised ise maha, mis tähendab seda, et seda valideerimist pole vaja ja sellest tulenevalt mina arvan, et selle võiks ära lõpetada. Selge, et väljaspoolt Tallinnat tulevad inimesed, kes peavad pileti eest maksma, peavad ostma endale pileti, nad saavad seda teha pangakaardiga seal samas ühissõidukisse, juba täna toimib see teenus, aga tallinlaste valideerimiskohustus on täiesti mõttetu, nii et sellest võiks küll loobuda. Millal? No valimistel tuleb mandaat saada selle muudatuse jaoks, et me siin viimase 6 aja jooksul seda ei jõua teha, aga noh, põhimõtteliselt see on järgmise linnavalitsuse otsuse koht. See oleks väga tore. Lihtsalt seepärast, et see on selline tüütuse aeglustab seda peale minekut ka tegelikult väga suures osas on ju, et see on nagu, see tundub nii lihtne mulle lihtsalt asi, mida ära teha. Nojah, ja inimesed ei valideeri sellepärast, et nad tegelikult ei saa aru, milleks seda vaja on. No jah, et kui pilet on tasuta ja lõpuks, kui kontrollör tuleb ja sul on pilet tegelikult olemas, sõiduõigus on olemas, et ega noh siis... Ta ütleb sul ai. Jah, täpselt, et ega siis nii ongi. Mis su lemmik ühistransport on? Üldiselt tramm. Ma olen suur trammi fänn, ma ei oskagi seda selgitada, aga ma tean, et ma pole ainus, kui me oleme uurinud, et mis inimestele ühistest sõidukitest meeldib, et siis kui on võimalik samal marsruudil valida, kas sa kasutad rööbastransporti või siis bussi, et üldiselt eelistatakse trammi, et tramm on mõnusam. Aga Tallinna piires muidugi, mis veel nagu väga kihvti liikumisvõimalust tagab, on linnarong, ehk siis noh, küll mitte väga paljudes suundades, aga noh, näiteks Nõmme ja Südalinna ühendus, mida rong võimaldab, see on muidugi kõige kiirem liikumisviis Tallinna linnas statistiliselt mõõdetuna ja noh, see on ikkagi ülimõnus teenus, et see on imeline selles mõttes, et 10 minutiga või 13 minutiga Nõmmele saada on, kui sa võrdled seda autoga. Täpselt. Et see on ikka nagu väga-väga suur vahe. Kas ööbussiga oled ka sõitnud või? Ei ole, kusjuures on kutsutud paar korda proovima, aga ma tavaliselt nii õhtusel tunnil enam ei käi mööda linna ringi. Ei pea minema ühest kohast teise. Ei ole sattunud. Ma ühe korra proovisin. Väga tore oli. Siis see oli suht algus ka veel. Ja noh, 3 bussi tuli korraga on ju, sõitsid erinevates suunades on ju, siis ei olnud vist veel lisatud mingit marsruuti ka. Ja väga-väga tore oli, kõik olid natuke elevil, et ööbuss. Mul on tunne, et bussijuht ise oli ka elevil, et ööbuss. Ja siis need seltskonnad niimoodi läksidki oma on ju, Mustamäele, Koplisse, kus iganes sõitsid on Lasnamäele. Et see oli nagu, see oli siuke tore, täpselt see tore jälle siuke ühiskondlik asi, et meil on mingi väike... Ma olen, kui me seda käivitasime siis Keskerakonnaga koalitsioonis, siis Keskerakond oli väga vastu. Et seda ei saa teha, seal hakatakse jooma, peksma, lõhutakse kõik ära, et tuleb kindlasti palgata turvamehed, et muidu ööbussi ei saa teha. Ja see oli tükk tegemist, aga saime selle hakkama. Ja siis ma olen pärast seda kogu aeg ka küsinud, et kuidas siis läinud on. No turvameestest loobuti väga ruttu, sest tegelikult ei ole vaja. Ja nüüd ma just hiljuti küsisin siis bussijuhtide ametiühingu esindajalt, kes rääkis, et bussijuhtidele meeldib ööbussiga sõita, muuhulgas ka selle tõttu, et seal on kõrgem tasu. Aga et kas on mingid probleeme, niimoodi ütles, et ei, et aeg-ajalt hakatakse laulma, aga et muus osas on kõik väga sümpaatne ja normaalne. Nii et veel üks näide sellest, et tihti peale mingite muudatuste peale on hirm on suur, et mis siis kõik saama hakkab, aga tegelikult on täiesti normaalne teenus ja asi toimib. Tal on üks teine asi, mida inimesed kardavad, on ju trammidee enda maja kõrval. Sellest on iga kord, kui hakatakse kas või rääkimagi sellest, et on idee luua trammi juurde, et siis kohe kõik inimesed, kellel on tunne, et see võib olla, no mitte kõik, osad inimesed, kellel on tunne, et see võib olla nende kodu kõrval, et nad nagu satuvad pingesse, mis on ühest küljest põhjendatud, minu maja on ka trammidee kõrval. Ma kuulen seda trammi.
aga teisest küljest minu meelest on ka nagu äärmiselt mugav, et mu maja on trammide kõrval, sest see annab mulle nagu väga palju aega päevas juurde. Aga kuidas, mis trammidest edasi saab? Ma saan aru, et eesmärk on, et tuleb juurde. Kas kopp läheb maasse? Seal mingi eurorahaga seotud asi või? No siin üldiselt jälle kaks asja, nagu ikka kaks asja. Et esimene on see, et loomulikult on suures linnas meil kõigil elanikel on teatud ühiskondlik talumiskohustus. Et mulle ka paljud asjad ei meeldi liiklusmüra, ei meeldi veel mingisugune teine aspekt, aga suures linnas, et me kõik saaksime hakkama, et tuleb nentida, et sellist rahu nagu on kuskil keset Pärnumaa metsasid Tallinna linnas ei ole, lihtsalt ükskord me ühes kohas püüdsime siis arutada kohalikega, et võiks luua jalgpalli miniväljaku lastele harjutamiseks ja nad olid väga vastu sellele, et siis lapsed hakkavad mängima palli ja karjuma seal väljakul. See õudne asi, lapsed mängivad. Ja eks trammiteedega on natuke sarnane hirm, et loomulikult, et see võib tuua kaasa täiendavat müra ja inimesed on selle pärast häiritud. Aga mis seda leevendab muidugi on tehnoloogia ja peab nentima, et täna ühtegi trammiteed Tallinnas ei ole rajatud sellises kvaliteedis, mis oleks maailma parim. Muuhulgas ka isegi Vanasadama tramm seda ei ole. Et neid lahendusi vibratsiooni ja müra suhtes on hästi palju. Ma olen sellesse nüüd natukene süvenenud tulenevalt siis Pelguranna trammi küsimusest, kus siis Puhangu tänava elanikud on mõistetavalt ärevil, et kuidas asjad toimima hakkavad. Et seal on tehnoloogiliselt võimalik panna siis kummipadjad rööbaste alla selleks, et vähendada seda vibratsiooni. On võimalik õlitada rattaid ja pööranguid, sellised automaatsed õlitajad paigaldatakse, sellised on Tallinnas juba ka olemas mõnes kohas. On võimalik siis ehitada trammiteed niimoodi, et tal hoonetega ei ole siis nii-öelda tugevat sidet, mis tähendab seda, et näiteks teed haljas riba vahele ja see tähendab seda, et majadeni siis see vibratsioon ei kostu. Ehk siis seda tüüpi tehnoloogiliste lahenduste tulemusena on võimalik need riskid maha võtta ja seda me seal siis Pelguranna trammi puhul ka teeme. Selgelt oleme projekteerimistingimustesse ka kirja pannud, et tulebki kõiki neid parimaid lahendusi kasutada selleks, et tõesti müra ja vibratsioon oleks nullilähedane. Mis me teeme, siis loomulikult rööbastranspordi arendamine on väga oluline, see on prioriteetne meie jaoks ja 2029. aastaks just nimelt, kuna see on seotud ka eurovahenditega, siis 2 trammiteed meil tuleb, üks on siis mööda Putukaväila siis Pelgurandast Roomiranda ja teine trammitee siis koos Liivalaia tänava rekonstrueerimisega esimeses etapis siis Stockmanni ristmikust kuni siis superministeeriumini ja potentsiaaliga edasi pikendada seda kuni Kristiine keskuseni, kus saab valmis siis see ümberistumissõlm, millest me alustasime, et see lisab siis täiendava sellise koridori. Nii et need teed 2029. aastaks on võimalik valmis ehitada. Ka loomulikult eeldusel, et tänane linnavalitsus jätkab, sest härra Kõlvart ütles, et tema Pelguranna trammile tõmbab kriipsu peale, et Põhja-Tallinnasse trammi ei tule. Aga loomulikult ka järgmises etapis tuleb hakata juba planeerima ka järgmisi trammitee ühendusi. Meil on praeguse seisuga 3 ütleme potentsiaalset kandidaati välja valitud. Üks on siis Tondilt pikendamine mööda Pärnu maanteed, siis pikendamine kuni Järve keskuseni. Praegu ta keerab sinna Tondisse ära, sest seal oli kunagi 70-ndatel ja just oli põhjust minna. Et üks on siis Järveni pikendamine, teine on siis nõnda nimetatud uus Lasnamäe tramm, ehk siis vana Lasnamäe tramm mööda Laagnateed, mis oli kunagi planeeritud. Et seda ma kindlasti otstarbekaks ei pea, sest inimesed eelistavad mitte käia kilomeeter oma siis asumitest kokku Laagna teele, vaid soovivad, et ikkagi buss või ühistransport sõidaks neil kodu lähedal. Nii et see uus projekt näeb ette siis trammi minemist Kadriorust edasi üles Lauluväljakust mööda Narva maanteed, sinna, kus on uus Tallinna haigla planeeritud ja sealt siis mööda Rahu tänava sihti kuni Lasnamäe lõpuni. Ja 3. on siis ka tegelikult Põhja-Tallinnas, kus on kõige keerulisem ruumiliselt, on siis Kalaranna poole pealt otsida siis viisi sinna trammiteed pikendada. Lihtsalt lähtudes sellest, et Põhja-Tallinnasse tuleb nii palju uusi elanikke ja meil on sinna täiendavat ühistransporti vaja.
see buss 73 on kogu aeg inimesi täis ja turiste ka täis, sest nad kõik lähevad kõikidesse muuseumitesse, mis seal järjest on, aga noh, see on ainus buss, mis Kalarannas on ju. Ja ma eeldan, et päris paljud inimesed, kes on sinna 500 000 korteri ostnud, on ka inimesed, kes istuvad seal autoga ummikus seal samas Kalaranna tänaval. Et kui nemad sealt autost välja saada, seal on mingi nagu võlu selles asjas, et siis mina istun vähem ummikus, kui ma Koplist lähen sinna poole. Jah, ka see on õige, ma küll pigem armastan seda sõnastada natuke teistmoodi, et aeg-ajalt on meil kõigil vaja autot kasutada, aga kui me suudame kõik jätta rohkematel päevadel oma auto koju, siis meil on kõigil parem nendel päevadel, kui me autot kasutame ja loomulikult on ka neid inimesi, kes peavad autot kasutama, näiteks neil on mingisugune erivajadus või tööst tulenev vajadus autot kasutada, nii et loomulikult, et ka seal paremat ühistransporti on vaja luua, ruumi on seal paraku vähe, aga noh, teatud eskiislahendus meil mööda Kalaranna tänavat on põhimõtteliselt olemas. Aga vaata, no ühistransport on selles mõttes nagu me oleme siin rääkinud, et ongi nagu inimeste ühine asi ja ühine nagu loome ja nii edasi ja tööbussis probleemi ei ole, aga tegelikult teisest küljest mingit pidi on ikkagi nagu ka teema see, et lapsed jätavad nätsu tooli alla ja lasevad JBL-ist mussi ja nii edasi, et kas see on sinu meelest üldse kas see on nagu õigustatud kriitika, et bussiga sõidavad joodikud ja karjuvad lapsed või see on nagu tegelikult lihtsalt osa elust? Noh, natuke mõlemat, et loomulikult kogukonnas käitumisel on kogukondlikud reeglid, et mitte ainult bussis, vaid ükskõik kus kohas ja loomulikult ei tohi teisi inimesi häirida ja selle kultuuri nii-öelda parandamisega tuleb pidevalt tegeleda. Taaskord võrdleme ennast Londoniga või mõne muu suurlinnaga, siis ma arvan, et meil on ühistranspordis ikka päris hästi. Me oleme hakanud neid väikseid sildikesi panema, et ütle bussijuhile tere ja see on nagu hästi armas minu meelest. Mingid sellised väiksed nügimised. Et selles suunas tulebki liikuda, et see on meie ühine ruum ja seal kehtivad ühised käitumisreeglid. Et loomulikult, kui inimesed seal põrandale kukkudes tukuvad, siis ei ole normaalne, et loomulikult, et sellisel käitumisel ei ole õigustust ja tuleb need inimesed aidata ühist sõidukist välja siis linnatranspordi ettevõttel, milleks siis saab kasutada siis ka munitsipaalpolitseid ja nii edasi. Ehkki taaskord, ega lõpuks on see pigem siis selline sümptom, et sotsiaalseid probleeme. See ei lahenda bussis. Just, see ei lahenda see bussis, et see on natukene samasugune lahendus, et kui viinapoe ees mehed pingi peal joovad, et siis pakutakse lahenduseks, et võtke pink ära. No neid pinke võetakse päriselt ka ära selles mõttes linnas, et tegelikult on ka paar kohta, kus inimesed lihtsalt ütlevad, et minu maja ees vii minema, on ju. Lahendus on tegelikult 5 korda rohkem pinke, siis nad on kõigi maja aga mõnes kohas inimesed ei taha, et neile on ebasümpaatne, et inimesed seal õlut joovad ja ma arvan ka, et kui sellises konditsioonis õlut juuakse väga avalikus kohas, et see ei olegi sümpaatne. Lihtsalt meil on lihtsam alati ühiskonnana tegeleda selle sümptomiga kui päris probleemiga, mis on ju oma olemuselt sotsiaalne, et kus me kõik vastutame selle eest, et kaaskodanikud ei satuks sellisesse seisu, et nad hommikust hakkavad pingi peal õlut jooma. Aga teine asi, mis ei ole nüüd sotsiaalne probleem, aga mis on paljudel pinnuks silmas on, mis ei ole otseselt ühistransport on ju, aga inimesed on nagu, ja ka mina olen sõltuvalt sellest, mis transpordivahendit ma kasutan, olgu need jalad või tõuks, olen ma pahane teise osapoole peale, olgu ta siis jala või tõuksiga. Et kui tõuksiga sõidad, siis saad pahane olla selle peale, et teine inimene kõnnib su rattateel, on ju, kui jala oled, siis saad pahane olla selle peale, et keegi tõukerattaga on trüginud minu kõnniteele, on ju. Mul on tunne, et sellele lihtne loogiline lahendus on eraldi rattateed. Aga kas nad jõuavad ka kohale selleks hetkeks, et kas inimesed on enne niivõrd pahased, et või kaugel me oleme?
no liigume, et selles mõttes 4 aastaga on ikkagi meie rattateede võrgustik läinud oluliselt paremaks. Kõikide uute tee-ehituste puhul me paneme sinna juba korraliku rattainfra ju sisse. On see Vana Kalamaja tänav, nüüd avatav lastekodu, Putukaväil, kogu Vanasadama piirkond, mis koos Vanasadama trammiga sai valmis, Jõe Pronksi tänav ja nii edasi. Täitsa normaalsed ilusad bussipeatuste lahendused on tekkinud Merepuiesteele, Vabaduse väljakule, Tõnismäele, mitmesse teise kohta, nii et järk-järgult liigume. Nii-öelda kesklinna põhivõrgu vaatest on veel paar hästi kehva kohta, kus on ühendused halvad. Et üks on kindlasti see Pärnu maantee viadukt. See on siis rekonstrueerimisplaanis ka aastaks 2029, sinna tekivad normaalsed rattateed. Tekivad normaalsed rattateed ka Narva maanteele Jõe Pronksist, siis sealt Tallinna Ülikoolist mööda Metodisti kirikust ja sealt edasi, kuna seal on võimalik nüüd autoteed kitsendada, kuna autoliiklus on läinud Reidi tee peale. Ja siis kõige suurem, ma arvan, kitsaskoht on veel siis kesklinna ühendus Mustamäe Õismäega ja see on selle sama Kristiine keskuse endlaga seotud, et sealt üldiselt ükski ma olen 2 korda proovinud. Peab olema väga julge jalgrattur, et sealt minna. Ma olen ka proovinud, aga ütleme oma abikaasale ei soovita. See oli umbes sama, kiiver kästi pähe panna. Just, nii et liigume, aga loomulikult on tööd veel üksjagu teha. Aga mis puudutab seda kultuuri, siis ega see tuleb ka kogemusega. Kui esimesed jalgratturid on linna satuvad, siis alguses autojuhid ei oskagi nendega väga arvestada, aga läheb aeg mööda ja seda kultuuri hakkab tekkima. Et kui sa pöörad paremale üle jalgrattaraja, siis vaata peeglisse, et ega jalgratturit ei tule, eks ju, lase tal enne mööda minna, enne kui sa paremale pöörad. Et seda kultuuri tekib, kuna ma ise jalgrattaga sõidan, ma küll julgen öelda, et Eestis vähemasti südalinna piirkonnas, kus kiirusepiirangud on ka madalamad, sellist on minu meelest üsna ohutu jalgrattaga sõita, aga nendes kohtades, kus rattataristu veel on, ütleme, suboptimaalne. Aga kiirusepiirangud on ju ka tegelikult täiega teema millegi tõttu inimestel. Et kunagi sain siin 50-ga sõita, nüüd on 30 pandud ja inimesed on pahased, maru pahased. Kas läheb veel alla kuskil kesklinnas? No ikka see suund on ikka ainult ühemõtteliselt sinna, et kui me räägime siin liiklussurmade nullvisioonist, et meil on siin kahetsusväärselt viimase kuu jooksul 2 jalakäijat liikluses kesklinnas surma saanud. Et loomulikult see iga liiklussurm Tallinna südalinnas on ennetatav, et siin ei ole mingit küsimust. Ja loomulikult väga suur osa õnnetusi lihtsalt on õnnetused, et nad juhtuvad ükskõik missuguse infrastruktuuri peale arusaadavalt, aga linna keskkonnas Tallinnas kindlasti üks suur küsimus on see, et kuidas me oleme oma siis liiklust korraldanud ja siin on jälle 2 asja, et ühelt poolt muidugi kiirusepiirangud, aga teiselt poolt siiski ka seda toetav teeruum. Et kui sul on suured laiad promenaadid, siis sa võid sinna 30-se kiirusepiirangu panna, nagu näiteks Kaarli puiestel on. Aga paraku enamik autojuhte seal kiirust ületab. Tead, mulle meeldib põhimõtteliselt panna 30 ja siis see püsikiiruse hoidja peale ja lihtsalt vaadata peeglist, kuidas inimesed pahased on. Nii mõnus. No sa tahad kiusata autojuhte, mina ei taha. Et tegelikult kui sa ruumi korraldad ümber sellisel viisil, et rajad muutuvad kitsamaks, et ta ei ole päris otse ja nii edasi, et siis see automaatselt toob autojuhtidele ilma igasuguse pahameeleta tegelikult selle kiiruse alla ja üldiselt kui on mingisugune arusaam, mis on Tallinna linna vaatest või linnakeskkonnas üldse ekslik, on see, et mida suurem kiiruse piirang, seda suurem läbilaskus. Arvestades ristmikke ja foore, siis tegelikult sujuv madalama kiirusega liiklus on kindlasti kõige suurema läbilaskusega ka. Nii et kui me nüüd planeerime näiteks Liivalaia tänavat, siis seal me tekitame sellise ruumi, et praegu on ka seal kiirusepiirang on 40, aga me loome ka reaalselt sellise ruumi, kus siis 40-sest kiirusepiirangust peetakse kinni, nii et need 2 asja koos on see, mis aitab. Ja kui sinna keskele veel üks mõnus trammitee tekib? Siis ela või ise Liivalaia tänaval. Siis ela või ise Liivalaia tänaval. Praegu ei ole tahtmist.
mis iganes 12 rida või mis seal on, ma ei tea, 8, 6, mis iganes. Jah, mõnes kohas 6, mõnes kohas natuke rohkem. Et tõepoolest ja see on üks koht, kus näiteks rattaga sõita on ka suhteliselt raju, et sest seal on autoliikluse siis kiirused on liiga kõrged ilmselgelt, et ja rattarajad kaunis kitsakesed. Nii et jah, 29. aastaks on seal täiesti uus linnaru. Kuule, aga lähme korraks kesklinnast välja ka. Liivalaiast rääkisime, Kaarli puiesteest rääkisime. Ma päris tihti käin nagu erinevates suvalistes kohtades Tallinnas esinemas on ju. Ja siis vaatangi telefonist, et millal ja kuhu ma minema pean, et saaks ühistranspordiga seda teha. Ja siis tihti tabab mind suur pettumus, kui ma loen, et esimene buss, mis tuleb, on numbriga umbes 191 ja siis järgmisele on nagu 15 minutit aega 191 või mis iganes abstraktne näide ilmub 2 minuti pärast. Ja ma ei lähe selle peale, sest see maakonnaliin, mis maksab mulle raha. Aga ma ju sõidaks Tallinna piires. See on minu puhas isiklik huvi teada, kas sellega saab midagi teha, kas see nõuab mingit maavanema, keda enam ei ole, nõusolekut, kas Tallinn teeb koostööd? No sa pead usinamalt jälgima Tallinna linna uudiseid, ma pean sulle ütlema, sest juba selle aasta alguses me leppisime regionaalministeeriumiga kokku, et tuleb selline asi nagu Harjumaa ühtne pilet, see on ka revolutsioon ühistranspordis iseenesest. Varsti ei pea piletit valideerima. Iseenesest on muidugi elementaarne asi, et nii-öelda pealinna regioonis peaks planeerima ühistransporti ühiselt ja kui sa tuled, ütleme Keilast, tahad sõita Piritale, et siis sa saad sõita sama piletiga alguses rongiga Balti jaama, sealt istuda bussile number 8 ja sõita siis sellega edasi, aga seda siiamaani ei olnud. Tundub nagu loogiline. Ja tänu sellele tegelikult päris paljud inimesed, kes Harjumaal elavad, on ka öelnud, et nad sõidavad autoga muuhulgas sellepärast, et kui nad panevad need erinevad piletijupid kokku edasi-tagasi, mis nad peavad sõitma, et neil tuleb ikkagi arvestatav summa selle pealt, mida neil ei ole mõistlik maksta. Ja muiduks linna siseneb tööpäeval umbes 50-60 000 autot väljaspool linna. Nii et kui me mõtleme selle koormusele, mis meil nii-öelda autoteedel on, ummikud ja nii edasi, siis arvestatav hulk sellest tuleb sealt. Ja nüüd see kokkulepe on see, et nüüd loodetavasti inshallah oktoobrist on siis ministeerium võimeline käivitama siis selle Harjumaa ühispileti, seal on ka seal oma üle kivide kändude see arendamine käinud, aga tõesti see projekt on töös. Ja mis on selle osa lisaks siis sellele, et Harjumaa inimesed saavad mitu piletit siis ühe piletiga ja ka tallinlased, kes väljaspoole tahavad oma linna Keilasse minna näiteks. No mul on üks rong, see on õnneks veel lihtne. No jah, aga sul on, sa saad enne tasuta tallinlasena sõita. Et on see, et ka maakonna bussidel saab siis Tallinna piires tallinlane tasuta sõita. Nii et põhimõtteliselt maakonna bussid kujunevad siis Tallinna linna piires täiendavateks nii-öelda ekspress väljumisteks, mis just ongi hästi oluline, mitte lihtsalt, et on täiendavad bussid, vaid kuna nad jätavad peatusi vahele, siis tegelikult nad pakuvad sellist kiiret linnasisest liikumist ka, nii et see peaks juhtuma nüüd oktoobrikuust, me väga ootame, et ministeerium saab selle arendusega hakkama, sest see on tõesti nii-öelda uus kvaliteet linlaste liikumises. Teine asi, mis nüüd järk-järgult käib ja kus me oleme tõesti ka lükanud hoo sisse, on siis Tallinna linna enda liinide pikendamine teistesse omavalitsustesse. Et ma tean, olen kogu aeg ise rääkinud bussist number 25, väga hea liin, mis me lõime Diskrest siis sadamasse. Hästi, läks väga hästi käima, inimesed tõesti nüüd jätavad autot koju ja sõidavad selle bussiga. Aga sealt 200 meetrit eemal on kohe Tabasalu kool, kuhu tahavad näiteks minna Diskre elanikud, käivad koolis seal, koolilapsed, eks ju, ja teiselt poolt oleks võimalik Tabasalust veel tuhandeid inimesi saada siis nii-öelda selle ühistranspordi korje piirkonda. Et seda oleks võimalik pikendada, see on meil praegu töös, see eeldab seal natuke Diskres ühe tee laiendamist, mis on järgmise aasta plaanides, aga mis me oleme juba ära teinud, näiteks Viimsi vallaga väga heas koostöös leppisime kokku 1. septembrist, pikendasime liini number 1 kuni siis Artiumini ja sealt natuke edasi Vimkamäeni, kus on ka päris arvestatav kortermajade piirkond ja seal lõpus on siis ka Tallinna linnasüsteemis pargi ja reisi parkla, ehk siis inimesed kõik oma nendest muudest neemedest, mis seal Tamm ja Lepp ja need neemed on, saavad tulla autoga sinna, jätta siis oma auto sinna ja siis rohelise kaardiga tasuta sõita liiniga number 1 Tallinna südalinna.
ja teine, mis me praegu ära tegime, 1. septembrist käivitus siis Ülemiste City lennujaam Peetri kool liin, mis on ka andmepõhine otsus, sest me teame, et päris paljud Ülemiste City töötajad elavad tegelikult Peetris ja muidu sõitsid autoga, aga nüüd me oleme loonud sinna mõnusa ühenduse, ega see on väga hästi vastu võetud, nii et siin edaspidi ettevaatavalt on veel päris mitu sellist kohta, kus me teiste valdadega koos saame paremat ühistransporti pakkuda. Aga nagu minu suurem visioon muidugi oleks see, et me lõpetaksime selle jampsi ära, et meil on siis Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse opereeritud riigi dotatsiooniga opereeritud maakonnabussid, siis eraldi riigifirma Elron, kes opereerib ronge, täiesti oma piletitooted, kõik teistmoodi, nii. Ja siis on ju Tallinna linnatransport, kes teeb veel linna ühistransporti, tegelikult pealinna regiooni liikuvust võiks koordineerida ühest kohast, et graafikud oleksid paigas, et bussid sõidaksid sinna, kuhu on vaja sõita. Ja see oleks kindlasti minu visioon järgmise 4 aasta jooksul selline asi käivitada. Ma tean, et ka riigi tasemel selliseid mõtteid on, aga siiamaani seda julgust neid otsuseid teha pole veel olnud. Nii et, aga me oleme esimese olulise sammu siin teinud ja nüüd, kui me paneme ka suudame ka tallinlased panna kasutama seda maakonnabussi tasuta, et ka nemad näevad, et see koostöö toob ka neile täiendavaid reisijaid, eks ju, et see on mõistlik asi, siis äkki see on ka esimene samm selleks, et edaspidi seda liinivõrku palju süsteemsemalt koos planeerida. See just naabervaldade linnadega koostöö, et sa reaalselt lood ühe bussiliini ja inimesed jätavad auto maha, see on ju, kui sa ütled 60 000 autot tuleb linna iga päev. See tundub nagu üks kõige potentsiaalikamaid kohti saada autosid igapäevaselt liiklusest vähemaks. Ja kuna need ju vallad kasvavad meie ümber jätkuvasti, et inimesi kolib sinna ja nad valdavalt ju ise tööandjad ei ole, need vallad, eks ju, et need inimesed tegelikult tarbivad kõiki teenuseid Tallinna linnas, siis on ka loogiline nii nende vaatest, et nad peaksid paremasse ühistransporti investeerima ja ka meie jaoks on see loogika täiesti olemas, sest me tahame autode hulka oma linnapiiril väiksemaks saada, nii et ma väga usun sellesse projekti. Kui me esimest korda siin lindistasime, siis ma küsisin sult selle kohta, et miks Putukaväila sellel mänguväljakul on tara ümber. Käisin nädal tagasi kogemata avamise päeval. Tara oli maha võetud, kõik olid rõõmsad, jalutasid ringi, tore oli. Nüüd ma küsisin sult, et millal ma siis saan maakonnaliiniga sõita. Sa ütlesid, et 1,5 kuud veel ja kuu aega veel ja hakka minema. Lubati laulupeoks, siis septembriks. Kooli aasta alguseks, nüüd arvad, et esimesed piletitooted saavad valmis oktoobri alguseks, aga nagu öeldud, inshallah siin muu ei aita vist, et tõepoolest loodame, et need projektid realiseeruvad õigel ajal. Nii et nii nagu Putukaväil sai lõpuks lahti, et saavad ka maakonnabussidesse tallinlased tasuta sisse. Kuule, suur aitäh, väga tore huvitav vestlus oli sinuga ja aitäh kõigile kuulajatele. Aitäh.